Riho Hütt, tere hommikust sulle! Tere hommikust! Riho, sina oled Rakveres ja siin piirkonnas väga tuntud klaasikunstnik. Vikipeedias sinust ühtegi artiklit ometi ei ole, et kuidas sulle tundub, et kas peaks kohe nüüd hakkama kirjutama? Kuule, ma ei oska öelda, kuidas seal netis see asi käib, aga ma mõtlen, et kui siin koha peal olla selline tegija, siis on ka väga hea. Just. Aga tegija sa oled, vabariigi aastapäeval ikka jagatakse tunnustust ja aumärke ja ordeneid, et sina oled üks neist, kes siis kohaliku umbses ja maakondliku kuldse vapimärgi 23. veebruaril omavalitsuste liidu esindajate poolt kätte said. Milline tähendus sellel ordenil sinu jaoks on? See, et vaata, kui oma asja siin vaikselt teed, ma juba seal mõtlesin, et paarkümmend aastat ma teen seda asja, et kui on nagu märgatud ja et see läheb teistele korda ka, et ma ei tee mitte tühja seda asja. Et ikka, linnal on ja maakonnal on siin suured plaanid, et mida veel teha, et kunstivallas ja kui see korda läheb, et seda hoida, seda asja ja nagu võimendada ja esitleda ja läbi galerii saab muidugi seda teha suuresti. Ja, et see on nagu, et see ei ole mitte ainult meie selline ülesastumine, aga tõesti see läheb teistele ka palju korda ja ütleme, vaatame, kui siin need artiklid käivad või ordenid tulevad või medalid või märgid tulevad, et siis on ikka see on hea tunne küll, et õiget asja teed. Et kunstniku jaoks on ikka oluline see, et tema teoseid märgatakse, et on võimalik olla kunstnik ja teha kunstiga niimoodi, et elad üksi metsa sees ja kõik seinad on pilte ja kunstiteoseid täis, aga keegi teine sellest ei tea midagi. Et omast arust teed head kunsti, aga jah, just see selline tunnetuse piir, et kus see on, või taluvuse või tunnetuse piir, et kuidas sa suhtled oma vaatajaga või kellele sa teed, eks ju, ja mis situatsioonis või mis kontekstis sa teed seda asja, kas see on nüüd, et mis meil siin linnas sünnib, eks ju, et me teeme ikka seda, et see on nagu mõistetav meile, eks ju, et pole võib-olla selliseid Ameerika probleeme pole, eks ju, maailma probleemid kindlasti on, aga just, et need kohalikud probleemid on nagu kõige tähtsamad ja kui kunstnikke kõnetab see ja siis saavad meie vaatajad ja meie linna maakonna inimesed sellest aru ka. Kunstnikuna, et kuidas sa ennast kirjeldad, et oled sa selline romantik või realist või ühiskonnakriitik või kas on võimalik niimoodi ka lahterdada? Ja ma mõtlen, et jah, selline pigem natuke kriitiline, et kui maalivärki teha või klaasis on natuke rahulikum, seal peab nagu rahulikumalt, seal on igavikulised teemad, aga maali suhtes küll, et siin on natuke nagu kriitiline ja ma mõtlen, ma võib-olla polegi nii hea kunstnik, et kui seda ühiskondlikku tööd teen ka nii palju, et jätkub seda aega lihtsalt sinna selle ühiskondliku töö jaoks nagu läheb isegi rohkem aega, kui mul seal kunsti jaoks, et seda peab, et teinekord näpistama seal unneajast ja seal on nagu selline nädala lõpud, siis teinekord kinni, et vaja maalida või töö vaja ära teha, aga need galerii asi, see mitte kunagi ei oota, see tiksub 6-2 korda, eks ju, näitus üles vaja panna, et ajada vaja, et uus näitus ja et see on nagu selline see on nagu põhiline ja see kunstivärk on ja see loomingu asi, mida teha saab, et mis ma tõesti nagu klaasinäituseks teen või siin ülevaatenäituseks teen, et seda aega on nii imepisike ja seda ma hindan sellise kõrge väärtusega on see hetk minu jaoks. Et kui see maalimine on ka, et siis on nagu, sa oled nagu puhkusel või kuidagi nagu, sa oled ära sellest igapäevaelust ja sa oled nagu teises maailmas ja see on selline ilus hetk, et kui klaasitööd teed seda näitusetööd just või siin seda näitusetööd, et see on nagu need on imelised hetked, need just. Sinu sellist käekirja tegelikult, kes on sinu teoseid näinud, tunneb ära juba ka, et see on nagu Riho tehtud töö seal. Kui kaua
võttis sinu jaoks aega sellise oma käekirja leidmine või oma sellise oma koha leidmine kõigi nende võimaluste keskel, mis ju tegelikult kunst pakub? jah, see läks ikka suhteliselt ruttu, et kui Rakvere sai tuldud 90ndate alguses, et siis see materjal tingis, et mida ma üldse teha saan. Et põhiliselt oligi see harilik tahvelklaas ja läbipaistev tahvelklaas ja kuna mulle meeldis väga ülikoolis joonistada ka, nii et see oli mul lemmikaine ja kunagi tegelikult ma tahtsin graafikasse hoopis minna. Ja sain klaasi sisse hoopis ja siis seda joonistamist ja seda sümboli otsingut ja see joonistamine on, see eeltöö käib ikka läbi joonistuse kogu aeg ja see on üks lemmikasi mul. Et ja siis sealt saigi see et ta ei ole mingi, muidugi ja sealt pärast siis oma selline materjali viimine see, et kuidas see klaas ka on või mis see klaas tähendab, eks ju, ja kuidas see joonistus sinna peale läheb ja miks ta just ainult klaasi peal on, mitte ainult paberi peal. Et ikka sai ikka nagu suhteliselt ruttu see 5-6 aastaga sai selgeks asi, mida ma pean tegema, mida nagu saan teha ja siis nagu oma käekiri tuli sealt juba, jah. No sul on väiksemaid töid, suuremaid töid, üks suuremaid ja võib-olla ka sinna Rakvere kolmene koguduse jaoks märgilise tähendusega on 2018. aastal, siis eelmisel aastal valminud aknad, kirikusse, koriruumi aknad, et kui erinev on teha ühte sellist pisikest tahvelklaasi või suurt kirikuakent, et sa kunstnikuna lähened ikka ühte samamoodi nendele projektidele? Ei. See on ikka selline oodatud hetk ja püha hetk, et kui kiriku, see oli meil enne juba nagu teada natukene aega, et see eeltöö käis juba aasta aega ja see oli selline, sa ikka pidevalt oled mõttega juures ja sa tead, mis sa teed ja see on ikka teistmoodi, et see vastutus on suurem ja see mitte üldistuse leidmine, aga see ütleme, mis ma tänapäevast või sellest hetkest nüüd annan sellesse kohta ja kuidas ta tänast kõnetab ja kuidas ta võib-olla homset inimest kõnetab, kes seal kirikus käib ja kirikulist ja just see, et see ise, see otsimine, et ja see paigutamine, et mis see nüüd see asi õige on, eks ju, et see oli jah, et see alguses oli meil, eks ju, seal midagi mõeldud, et nagu traditsioonilist natuke pärast läks nagu selline kaasaegseks asi, et kuidas nad kokku klapitada ka, et kirikus nii palju juba seda koha peal juba on olemas, see altar ja kantsel ja kõik, mis seal on, eks ju, et see on lihtsalt tugev ja et kuidas siis panna neid kahekesi kokku mängima, et see oli nagu selline ilus mõte või probleem, et see kõlaks koos ja No, see on, kunstnik on nagu selline filtreerija siis, et ta ühiskonnast kuidagi püüab siis välja võtta need märgid või need teemad või sellised kujundid, mis võiksid siis kõnetada ka aastakümnete pärast, aga samal ajal, et ikkagi pärinevad sellest konkreetsest ajast, kus nad on sündinud. Ja muidugi eelkõige ise ka, et mis oled nagu läbi elanud, et see ise läbi elamine on ka nagu, et see tuleb ikka nagu et ma olen nii palju seda tunnetanud ja mõelnud nii läbi, et nüüd ainuõige asi ongi nüüd see, eks ju, mis peaks nüüd tulema siin. Maakondliku kuldse vapimärgi üleandmisel siis loeti ette ka mitmed sinu tegemise tööd, kaasa arvatud see kiriku vitraažaken, aga ilmselt kõige olulisem tõenäoliselt, mis on leidnud tunnustust ka, on see galerii tegemine, Rakvere galerii ja see, et sa oled siin kuraator, et tundub, et see galerii selline, ütleme, järgmise sammu vajadus, et saada suurem pind, saada rohkem võib-olla ka võimalusi ja ressurssi kunsti pakkumiseks, et see hakkab kuhugi maale juba jõudma ka, või kuidas sulle tundub? Paistab ja, et 20 aastat, üle 20 aasta on seda tehtud ja siis hakkab nagu jõudma, et meil on vaja tõesti kaasaegset kunsti eksponeerimise kohta ja võimalusi ka, et saame väljaspoolt kaasaegset just sellist kunstilahendust tuua, et sellist seina peale ükskõik mida lasta või mingid installatsioonid ja et seda võimalust ei ole meil praegu. Aga jah, et siin Virumaal või Rakveres on üldse olnud, et kui Kristjan Raud ja Paul Raud ja sellel ajal juba seal 100 aastat tagasi
oli probleem, et kus oma kunsti välja panna või miks seda kohta ei ole, et alati selliseid sutsakaid on olnud ja Vihvelin on olnud meil siin suur eestvedaja, et sellist 20 aastat järjepidevust galerii või piltide väljapanemist nagu ei ole olnud, eks, et see on nagu see hoidmine, ma mõtlen, et see hoidmine on kõige tähtsam asi, et kui nüüd ära jätta lihtsalt, et see on kõige lihtsam, eks ju, et lõpetame ära, et meil ei polegi probleemi. Aga et linn saab ka aru, et miks seda vaja on. Ja praegu ka, et linnaga on selline koostöö, et sõpruslinnasid on Lätis ja Leedus, mitte Leedus ja Lätis ja Soomes ja et nagu kultuurivahetus käib ka läbi kunsti, et on mõistetud ja kasutame seda praegu, et see on nii ajasild kui ka sõpruslinnade sild, et see suhtlemine läbi kunsti, et see on nagu, mõistetakse küll, et mis see on ja seda tähendust saadakse küll praegu juba aru. Et ma tõin seal kõnes ka, et ütlesin, et teatrimäel on seal kõrvale tekkinud kunstimägi, et see oli nagu, ma mõtlesin, et selline leiukene, mõttes käia selliselt välja see asi. Riho, ütle seal Rakvere teatri laval, kui siis maakondliku kuldse vapimärgi omanikuks said ja selles tänukõnes nimetasid ka sellist mõtet, et kunst päästab maailma. Et mismoodi kunst teeb selle? See on, et kui mina seda kunsti juba teen, eks ju, et kui palju mina sellele pühendun, eks ju, ja kui palju see vaataja juba pühendub sellele, et need ideed ja mõtted ja need teod ka, eks, et see tegelikult suunab ja tähendab, ma tõin seal muidugi selle, meie kunstnik, et tõesti kuidas see pühendumine on siin, et me jätame kõik ja et kui suunaks lihtsalt rohkem tähelepanu selle ütleme see, mis need võimalused on kunstis, eks ju, ja kuidas seda elu mõjutada või suunata natukene, et kuhu poole tegelikult võimalik on minna ja mis need prioriteedid ka, et kuidas need paika panna õigesti. Et see üks maal, ma olen ikka seda Rakveres mõelnud, et kui ma teen on ühisnäitus ja ma teen selle ühe maali ja siis ma olen sellega nii rahul, et siis kui ühtki kunstnikku ei ole rohkem, eks, taga olemas, et siis ma lõpetan ära, aga et see maal jääb siis särama, eks, et see jääb kõlama nüüd sellest 20 aastast, see üks maal. Et ma mõtlen, siin maailmas on ka Mona Lisa on üks maal, eks ju, selline, mis on väga märgilise tähendusega, eks ju, mis üldse annab sellise mõtte kaasaegsele kunstile ja see meie püüdleme ka ikka sinnapoole, et see maal või kunst päästab tõesti. Ilmselt kunsti üks funktsioon on ka anda tähendus, eks ole, sellele elule ja see, mis siin maailmas toimub ja seda teistmoodi sõnastada, et ja kui inimesed sellest puudutatud saavad, siis ilmselt nad ise ka hakkavad teistmoodi asju nägema. On kindlasti, jah. Aga väga hea, Riho, et sa seda tööd teed siin Virumaal ja Rakveres galeriis, aga ka oma kunsti luues ja et see on tunnustust leidnud, siis palju õnne sulle veel kord selle maakondliku kuldse vapimärgi pälvimise puhul ja õnnistatud töö jätku. Ilusat päeva, aitäh!